siin on mingi ülispetsiifiline maitseaine. Kurki pita. Ei, võta nüüd kõik. Issand, kui halb. Tahad välja sülitada või? Ära! Söö kala. Nii vastik. Ei, seda ei annaks koera ju. See on vastik, see on reaalselt vastik. Tšau ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Nagu ma eelmises vlogis natukene juba spoilisin, siis täna ma olen siin natuke teise videokontseptsiooniga kui tavaliselt. Ehk siis, nagu te näete, hetkel ei ole tulemas siit minu igapäevaelu, vaid me oleme siin koos Kairitiga. Tšau. Ja me hakkame proovima beebipüreesid. Niisiis hakkame kohe asjaga pihta. Meil on siin tulemas hetkel videos 3 sektsiooni. Ehk meil on magusad püreed, millel ma valisin maitseks mango. Siis on meil tavalised lihaga püreed, mis on kanaga, sealihaga, veiselihaga. Ja 3. grupp on meil siis huvitavad maitsed. Seal on näiteks pasta bolognese, mac and cheese'i ja veel paari sellist huvitavat maitset on ju. Nii et mõte on siis selles, et hakkame järjest minema. Lähme kõigepealt tavaliste lihapüreedega. Proovime lihtsalt, kuidas need maitsevad, kuidas meile need tunduvad, kas need on üldse sarnased sellele kirjeldusele, mis siin pakendi peal kirjas on. Ja vaatame koostis ka. Siis jätkame huvitavate maitsetega ja siin tuleb meil väike blind test. Me proovime neid püreesid nii-öelda mitte sellest originaalpurgist, vaid eraldi pitside seest ja selles aitab meid assistent Katrina, kes on kaamera taga. Aplaus Katrinale. Ehk siis me proovime ära arvata nii-öelda tavalist püreed lihtsalt proovides, kas me viime kokku nii-öelda siis selle maitse pitsisest versus siis see, mis seal purgi peal kirjas on. Ja kõige lõpuks, nagu ma ütlesin, ma vaatasin poest 5 erinevat sorti mangopüreed. Lihtsalt valisin mango sellepärast, et seda on kõige rohkem poelettidel, nagu mulle silma jäi. Mul on siin tavalisi, mis on nii-öelda, mis ei ole beebitoitude letis, siis mul on täitsa nagu beebitoitude letis olevad mangopüreesid. Proovime lihtsalt, kuidas need maitsevad, kas need on 100% mangopüree või on seal veel midagi pandud. Ja siis vaatame ka, et tegelikult kas need kallid mangopüreed maitsevad sama palju või sama hästi, kui need odavad või vastupidi. Nii et hakkame pihta. Nii, me jätsime siin laua peale praegu alles ainult need püreed, mis on siis köögiviljad ja mingisugune liha, ehk siis kas veiseliha, sealiha või kanaliha. Ja 3 valikut on salvesti punni omad ja ülejäänud on täiesti sellised, et Rainbow, see on Prisma enda toodang ja need 2 tükki on mingisuguse Soome brändi omad minu meelest. Lihtsalt võtsin huvi pärast, sellepärast et need olid tegelikult kuskil riiuli täiesti allosas ja ütleme ausalt, natukene odavamate hindadega need teised. Seega mõtlesin, et oleks huvitav proovida, kas siin on, ütleme, et kui tootel on hinna osas mingisugune suurem erinevus, et kas tegelikult maitse on sama või mitte. Nii et me alustame siis näiteks sellest köögivilja püree veiselihaga. Ma loen koostise ka. Vesi, ökoloogiline porgand, ökoloogiline kartul, ökoloogiline veiseliha 9%, ökoloogiline riis, ökoloogiline brokkol, ökoloogiline rapsiõli. Nii, ja hinna ma panen pärast siia video peale juurde. Nii, liha oli ainult 9%. Ainult 9% 100 grammis. Ja siin on üks huvitav asi ka. Ma lisan veel selle juurde, et kõik püreed, mis me hakkame siin videos proovima, on kas 4+ kuud, 6+ kuud või 8+ kuud. Mul ei tundunud asjakohane võtta näiteks 12+ kuud, ehk siis aasta ja vanematele lastele, sest aasta vanused lapsed võiksid süüa juba minu meelest tavalist toitu. Ehk siis proovime lihtsalt neid, mis on nii-öelda ikkagi beebidele mõeldud. Ma küsisin chati käest, et 9% veiseliha või üleüldse tegelikult ongi need lihaprotsendid püreedes on selline 8, 9, 10 ja ma küsisin tegelikult chati käest, et kas see on nagu reaalselt okei, et lihaprotsent on nii väike ja ta ütles, et jah, see on okei, aga see on okei sellisel juhul, kui siin on 110 grammi, kui laps sööb ära kas 180 või 200 grammi, siis ta saab piisavalt kätte seda kogust liha, et omandada piisavalt siis lihast rauda. Ehk siis kujutate ette, kui siin on 110 grammi, siis põhimõtteliselt
poolteist seda potsikut ja natukene rohkem, onju. Üritasime leida poelettelt ka, kus oleks rohkem liha sees, kas näiteks 15% või 20%. Selliseid püreesid ei ole. Siis ongi juba variant, kas osta eraldi lihapüreed juurde ja segada seda lihtsalt köögiviljapüreega või siis täitsa on beebikuuli need sügavkülmutatud siis lihakuubikud. Aga või teed ise. Nii, avame esimese, proovime, kuidas on. Näeb jube hea välja. Mida sa tunned? Juurikat. Mingid kartulid või mingid kõrvid. Natuke nagu on, et oleks ainult nagu kartul, on ju. Mingi paks kartuli. Tahad veel? Ei soovi, et. Veiseliha maitset ma väga ei tunne. No üldse ei tunne. Võib-olla natuke järel maitsest. Paneme kõrvale. Võtame järgmise punni toote, milleks on ökoloogiline köögiviljapüree sea sisefileega. Ja siin on siis bataat, vesi, jällegi ökoloogiline sea sisefilee 9% taaskord, ökoloogiline kõrvits, ökoloogiline pastinaak, ökoloogiline hernes, ökoloogiline rapsiõli ja kirjas on eraldi köögiviljade osakaal 55%. Hinna jällegi ma panen lihtsalt siia ekraanile juurde. Nagu muld maitsma. Ütlen siis ka, et Kairitel ei ole selles mõttes lapsi, võib-olla nagu te võite eeldada, ja ta ei ole ühtegi püreed proovinud. Ka selline lihtsalt siuke tummine rohumaitse nagu. No jaa, just. Võib-olla see hernes annab seda rohumaitset sulle. Vabandust, siin ei ole hernes. Vett võib vahel võtta. Vett ei või vahel võtta. Sealiha võib-olla ka ei ole tunda, mu meelest. Minu meelest lihtsalt köögiviljapüree maitsega. Täiesti tavaline. Nii, ja vaatame köögiviljapüree kanalihaga. 9% ilmselt. Ja vesi, ökoloogiline porgand, ökoloogiline kartul, ökoloogiline kanaliha 9%. Ökoloogiline riis, ökoloogiline kõrvits, ökoloogiline rapsiõli. Avame. No ma pakun, et siin on ainult porgandit tunda. Võid tagasi hoida. Väga huvitav tekstuur. Rohkem selline kiulisem, nagu lihakiud oleks rohkem. Nagu pehme tarretes oli algselt kuidagi. Eks ta pole soojaks tehtud, aga muidu. Mitte üheski liha omas ei ole aru saada, et siin oleks liha ausalt öeldes. Ma tunnen jälle lihtsalt mingisugust porgandikartulisegu. See esimene oli kõige parem mu meelest. See veiselihaga või? See, kus põhiliselt kartul oli, jah, veiselihaga. See puhas kartul oli kõige parem või? Okei. See teine oli jama mu meelest. Okei. Ja paneme siis praegu punni 3 toodet kõrvale ja lähme edasi Prisma enda tootega, mis oli see Rainbow oma ja siis Soome brändi pilti. Üks on siis kanaga ja üks on veisega. Alustame siis sellest Prisma omast. Mis on siis köögivilja lihaga mahepajaroog ja koosneb siis porgand, kartul, vesi, veise, liha 10%, rapsiõli ja riisijahu. Selles oli vist, nendes punnitoodetes oli vist ainult ökoloogiline riis, aga siin on riisijahu päris. Jälle see rapsiõli ka. Ma huvi pärast otsin chati käes selle põhjenduse ka siia juurde, et miks pannakse näiteks riisijahu või ökoloogilist riisi sisse. No ma saan aru, et lihtsalt hoida kõhtu rohkem täis, aga proovime. Kuule, see on väga hea. See on hea. Palju parem kui need. Aga ma üritan aru saada, miks. See on ka suht kartulise maitsega. Aga äkki see riisijahu annab nagu mingit... Et riisijahu on nagu veits parem tekstuur kui ökoloogiline riis. Ta on selline nagu ma oleks kodus teinud. Ja ta on täiesti nagu tavaline, aga liha maitset ei ole ikka tunda. No võib-olla paneks soola juurde saaks isegi, aga... Siuke tunne nagu, et see latiinitükk oleks hambal tähend praegu. Aga ma ütlen vahele ka, et mina teen ise oma lapsele püreesid. Ehk siis ma ei osta kunagi neid poe omasid. Aga see maitseb väga sedamoodi, nagu oleks ise kodus teinud. Kuidagi väga hea. Vaatame, millega see Soome bränd üllatab. Köögivilja veiseliha püree, vesi, porgand, kartul, veiseliha 9%, riisitärklis ja taimsed õlid, rüps ja päevalill. Sisaldab 42% siis köögivilju. Kui mina palusin chatil teha endale täisväärtusliku püree retsept, siis tegelikult on niimoodi, et 1 osa liha, 2 osa köögivilja. Ehk siis köögivilja võiks tegelikult natuke rohkem olla, aga see selleks proovime, kuidas maitseb. See ei poleks nagu liha moodi. Need on palju paksema tekstuuriga kui see. See on väga sellisem nagu vedelam ja siidisem. Ma seal ma nagu tunneks natuke liha maitset. See on väga mõnus siidise tekstuuriga. Võta julgelt, kui sul kõhtu siin.
ei, paarinal peab ka jääma. Nii, ja proovime seda viimast kanaga, mis on siis köögivilja ja kanapüree. Vesikartul, porgand, pureliha 10%, taimsed õlid, rüpsi ja päevalille, riisijahu sisaldab 46% köögivilja. Nagu tarretis on rohkem. See on väga tarretis. Ilmselt kui soojaks teha, võib-olla siis läheb vedelamaks. seal on mingi veidra maitse juures. See maitseb väga samamoodi nagu see onni oma. Ma ei tea, porgandi maitse või mis iganes maitse seal on, nagu mind väga häirib. Paneme kinni. ei. Okei. Kõikide koostis sai üle vaadatud, lihaprotsent on selline 8–10. Meil oli ainult üks sea sisefilee maitsega ja ülejäänud olid siis kana ja veis. Üheski me liha ei tundnud, on ju, ainult üks oli, äkki see oli. Ja ma arvan, et kõige parem maitsega see või see või? No ma arvan kindlalt see. Sa jääd selle juurde. Ja ausalt öeldes see on kõige parem maitsega ja kindlasti odavam kui need, aga ma saan aru ka, nendel on muidugi väike see asi ka, et siin on need tuubid on ju, see lisavad kohe hinda. Ma panen siia ekraanile siis ka kõikide kilohinnad ja siis vaatame, milline on kõige odavam. Kõik need püreed, mis me siin videos täna vaatame, olen ma Prismast ostnud, Lasnamäe sealt Prismast ja sellepärast, et seal on kõige suurem valik. Seal on terve pikk lett lastepüreesid. Seega, see on meie lemmik, jah? See on meie top 1. Ja teised siis sinna. Aga see veiselihangu meile meeldis ka tegelikult. No, ta oli see ka nagu või? Normaalne, jah. Ja siis on need? Seal. Need on seal kaugel. Okei. Nii, esimese ringi, raundi saame purki panna. Teeme nüüd laua puhtaks ja Katrina hakkab meile siis pakkuma kõiki neid huvitavaid püreesid ja meie proovime siis kokku viia, mis on mis. Alustame teise sektsiooniga ehk siis Katrina, ma ütlen siia disclaimeri ka lihtsalt ära, et kes veel ei tea, siis Kairit ja Katrin on minu õed. Katrinal me lasime panna viinapitside sisse. Need on lihtsalt kõige läbipaistvad nõud, mis meil siin kodus olid, väiksed, piisavalt parajad degusteerimiseks. Sa annad meile järjest ette neid pitsikesi ja meie siis proovime ära arvata, mis maitse, mis on, vaatame, kui palju pihta saame. Pärast võin näidata kõiki neid püreesid seal laua peal ka, mis meil olid seal mingid huvitavad pasta bolognese, mingi kartulipüree lihapallidega. Mis kõige huvitavamad püreed, mis ma ausalt leidsin seal Prismaletilt. Võib-olla veel mingid huvitavaid. Jällegi 6+ või 8+ kuud olid need kõik minu meelest. Nii et sõidame. Esimene. Oota, no ma nuusutan lusika pealt. Tomat. Pasta bolognese. Jaa. On aru saada, et on pasta bolognese? Jaa, kindlalt. Seal on seda makaroni maitsed ka mu meelest. Makaroni maitse ka või? Aga minu meelest pasta bolognese oli üks nendest püreedest, mida beebigruppides, tšik-tšingi õige, beebigruppides kõige rohkem kiideti, kõige parema maitsega pidi olema. Noh, kas ta on? No ma ei usu, et nagu lapsele on vaja nagu otseselt anda ju nagu pasta bolognese maitse lihtsalt. Anna lihtsalt juurveile nagu liha ja on juba hästi. Jaa. Väga hea, üks on õige. Palun, järgmine. See ei näe üldse hea välja. Tükiline. Siin on mingi ülispetsiifiline maitseaine. See oleks nagu mingi ürdi maitse või nagu mingi maitseaine. Ja see maitseaine käib kõigest üle ja mingi ürdiga ja nii tükiline ka. Oota, kas me saame need valiku vastu? Mis seal nagu olla võiks või? Kartul või? Ei. Seal oli üks see kalaga. Üks oli see kala hautis mingi, millega see oli? Rohelisooga, see ei ole see või? See ei ole ürtsine või? Kurki pita. Aga äkki see on see riis-kanakarri või? Riis-kanakarriga. See karri. Mis karrit on siis vaja anda lastele või? Oi, seal on vist õlikiht peal või? Vesi, keedetud riis, porgand, kana, kartul, sibul, tomatikaste, pastinaak, maisitärklis, rapsiõli, kookos, karri, ingver, küüslauk, sidrunimahl. 6+ kuuda. See on kõik maitseb minu karri ju. Jaa, on küll jah. Aitäh. Järgmine palun.
kana . oli seal kanaga valikuid või ? ei , võta nüüd kõik . liha tekstuuri ma tunnen . proovi veel . no on küll lihatekstuuri . lihapallid siis või ? ma tunnen nagu kana ju . siis see on kartul lihapallid , ma arvan . kala maitset nagu ei ole . kas sa ütlesid , see on kartullihapallid või ? kartul ja kana . mul on tunne , et need on kanalihapallid seal . kartulipüree , lihapallid ja pohlad . 8+6 . pohlad ? kus ? kartul , lõss , bataat , veiseliha Soomest , vesi , pohlad , riisijahu . Soomest . miks siin siis lõss on ? mis too on nüüd ? no ei kõla nagu , kui sa ei tea , mis siis ongi jälle . aga ma tunnen ka pigem kana , translate ida sellele . ma tunnen ka pigem kana kui veiseliha siin sees . ei , ole hea . järgmine . siin on ka ju suure , oota , ma ei taha suurt tükki . issand , kui halb . esiteks sellest maitsest ei ole mitte midagi aru saada . siin ei ole lihamaitset . mingid kiud on . mingid kiud jah , aga ma ei osaks aru , kas see on kanamaitsega või veisemaitsega . siin ma ei tunne ei kartulit , ei porgandit , ei midagi . lihtsalt käib mul keele peal ringi . ja siin on suured tükid ka . see on kala siis või ? äkki on kalamaitset natuke ? ei , hernest võib-olla on . oota , proovime korra . ei , ma ei proovi korra . siin on mingid klimbid on sees . klimbid , ära see . no mingi juurvili on . rohkem ma ei saa aru . porgand . kala . on või ? jaa , kala . kala ja hernes ma ei või ? taha , miks seda nii palju on . proovi segadest sealt oleks siis soe vähemalt . ei , see on kala , see on kala . tahad välja sülitada või ? ära . ma ei söö kala . nii vastik . Karini pool oli mac and cheese . seni pole aru saada , et see on mingi mac and cheese . see on vastik , see on reaalselt vastik . kalanahka nätsutakse lihtsalt . on küll , siuke tunne nagu pahklein kalanahk oleks , onju . siis järelmaitseb , mul on ainult . silm läheb märjaks . ja seda ei annaks koera ju . okei , neid me ei saanud isegi pihta , sest et siin ma ei saa null aru , et see oleks mac and cheese . miks ma peaks oma lapsele andma , see on täiesti kohutav . rääkimata sellest kalast . kui ma annaks , siis ma annaks ilmselt puhast püreestatud kala või ootaks natukene , annaks talle lihtsalt mingit lõhet enda kõrvalt . noh , muidugi ilma maitseaineteta , aga lihtsalt . no aru saada , et see kala on , aga ei saaks neid magusaid nüüd peale kohe . riis , kana , karri oli lihtsalt täiesti karri onju . see oli mingi täiesti maitseaine . ma ütleks , bolognese oli vist kõik nendest kõige parem , sest et see oli aru saada , et see on reaalselt siuke tomatine lihaga . maitse no siuke normaalne onju . ja siis su lemmik see kala ja rohelist . ja siis need lihapallid , kus me tundsime mingit me vist tundsime mingit lihamaitset . ja kanamaitset . kanamaitset ainult . ja täiesti arusaamatu toode on makaroni juusturoog veiselihaga . Pole vaja neid ühtegi anda lastele . jääme pigem jah , tavaliste köögiviljad ja liha . teeme veel joogipausi , puhastame maitsemeeled ja siis lähme magusate juurde . nii , viimane plokk . alustame kiirelt nende magusatega , sest meil on eelmisest ringist kalamaitse ikka suus . leebelt öeldes kehva maitse suus . nagu ma ütlesin , valisin siis mangopüreed . Need 4 tükki on beebiosakonnast , see on siis täiskasvanute osakonnast , aga ma olen vaadanud , väga paljud ostavad seda just selle eesmärgiga , et see on 100% mangopüree , üks asi . see on kilo hinna poolest kõige odavam ja ta maitseb ka väga hästi , seda ma olen varem proovinud ka , aga ma ostsin huvi pärast veel seda ma olen enda lapsele päris palju andnud , aga proovime neid 3 ka , et neid ma üldse ei tea . ja siis mõtlen koostised ka juurde lihtsalt , et muidu kui te võib-olla lähete poodi , vaatate ainult hinna järgi , siis tasub koostist ka vaadata kõrvale . nii , alustame siis siit . Semper mangopüree , mangot on 73%, vesi , riisitärklis , C-vitamiin ja happesuse regulaator . seda vaja on nüüd . ma ei tea , miks lastetoidu sees on see ja see on 4+6 .
aga 73% mangot tundub natukene vähe. Jaa. Oo. Võid lõpuni keerata. Ma keerasin selle ime kergelt lahti. Miks see siin peal on? Ma tahaks näidata seda tekstuuri, aga see on nagu tükiline ja nagu vedel. Nagu vee sees olevad tükid, jah? Jah, oota. Ma segan natukene. Maitseb nagu mango. Väga magus vist. Aga nagu vesine. Ma ei saagi aru. No muidugi, kui siin on mingi riisitärklis happesusregulaator. Lõpp on nagu mingi mõru maitse, ei ole või? On küll, lõpp on mõru, jah. Happed on ikka paigast ära. Ma ei ostaks. Ausalt öeldes ma ei ostaks. See ei maitse mitte kuidagi hästi. Nii, võtame järgmise. Pilti mango 69, vesi taplokk. Jälle tõlkimata, jah? Kontsentreeritud sidrunimahl ja C-vitamiin. Okei, tekstuur on väga siidine, ei ole vesine. Vähemalt peale vaadates. Väga siidine, aga nagu pahaks läinud mango. Nagu seisnud natukene, jah? Nagu üle aja mango. Siuke nagu viimase hetkelt ära püreestatud. Lõhn on veider mu meelest. Lõhn on nagu kujetatud mangol. Või see, kui ma tunnen seda kala võib-olla ikka veel. See on kala mangoga. Midagi on valesti mangoga. Ei ole hea mango maitse. Ei ole, jah. Teine oli magusam ka. Või nagu see esimene. Sellel on tekstuur parem, aga ei. Nii, selle peale on mul kõrged lootused. Ma Byronile andsin seda juba, aga ma ise jätsin meelega proovimata. Aga sa ise sööd ka seda, ei söö või? Seda või? Jaa, kuskil toitude sees või peale. Tann sööb ja ta paneb seda kohupiima peale. See tundub väga hea. See on siis ökoloogiline mangopüree 100% ja siin ei ole rohkem ühtegi koostisosa. See on väga hea. See on tõesti väga hea. Peaks endale ka koju ostma, saaks ka kohupiima peale panna. Ja siin ei olegi lihtsalt mingit lisatud suhkrut ja midagi. Ongi ainult siis see, mis siit mangost tuleb, ma saan aru. Väga siidine, ei ole vesine, mango maitse, ei ole mõru. Mango maitse nagu peab olema. Sellega oli see nipp, et ostad nii suure purgi ja vaatad, selleks, et ta pahaks ei läheks. Paned natukene tarbid, arvan mingi päeva või 2 on ju. Ja noh, palju sa lapsele ikka siis söödad seda, see on 450 grammi. Paned selle püree jääkuubiku vormidesse ja kui tahad näiteks pudru peale panna, hiljem talle võtad lihtsalt jääkuubiku vormist selle tüki või noh, ulatad üles selle lihtsalt, et soojaks, siis ta peaks ka väga hea olema. Kaua säilib niimoodi lahtisena siis? Avamata purki hoida toatemperatuuril, pärast avamist hoida kinni keeratud kaane külmkapis. Rohkem polegi kirjas. Nädalake vast ikka see. Jah, ilma lisatud suhkrut 100% mango. No, ma arvan küll, et kui lihtsalt mõistusega läheneda ja vaadata kaua nagu justab. Väga hea. Nii. Siis on jällegi Prisma enda bränd see Rainbow on ju. Mango 99,99% Indiast ja lisatud on natuke ka sidrunimahla kontsentraati. Mahe. Okei, proovime. Natuke segan ka. Yes. Oota, ma keeran lõpu. Mina keerasin selle lahti. Aga ei ole selline vesine, tükiline, nagu see üks esimene meil siin oli. Sushi maitsega. Nagu sushit sööks. Nagu võtaks mingit California rulli rahulikult. See mangost väga kaugel nagu. Ma ei saa aru, mis maitse seal nagu on. Sushi maitse. Nagu sööks mingit kala. Võta veel, kui tahad. Ei soovi, et ma ei söö kala. Ei, see ei ole üldse hea. See on 90% mango. Ja Indiast. Meil on paha sort. Okei, me ei kiida heaks. Shake. Ekspert keerab lahti lõpuni. See näeb päris hea välja. See on ka päris hea. Väga hea. Ja see on ökoloogiline mangopüree 100%. Aga mulle maitses see teine, see purgi oma ikkagi nagu rohkem. Ma just mõtlen, kas need on samad huvitava? Lihtsalt, et noh, samad on ju salvesti omad, lihtsalt see on nagu üks ja see on nagu põnni oma. Huvitav lihtsalt, et noh, siin on lihtsalt tuubi hind tuleb vaata mängu, et tuub on natuke niikuinii kallim. Aga
erinev maitseni mu meelest. See oli ju palju magusam kuidagi. See on tõesti magusam jah. No see on tõesti väga puhas, väga mõnus. Aga noh, selles mõttes see ei ole halb variant. Jaa. Ei ole nii magus jah? No hea on ta ikka. Okei, see on meie top lemmik siis paneme selle ja need olid kõik täiesti krepp. Cancel jah. Isegi, et selles on põhimõtteliselt 100% mangot oli see nagu kõige halvem. Nagu kõige halvem. Ühel oli tekstuur väga veider. Sellel mu meelest. Sellel oli hästi vesine tekstuur. Jah. Ja ei, see oli siidine ja see oli vesine. Praegu vaatan. Ja üks nagu uppus vee sees kuskil. Aga see on ka alates 4 kuud, 4 kuud, 4 kuud. Sellel ei ole, sest see pole lastud, aga see on ka 4 kuud. Teed veel väikse või? Teeme veendumaks, et see on kõige parem. Okei. Nüüd on nagu... Siin on vahe sees. Siin on vahe sees. Ma tunnen, et ma olen siukest nagu kuskil magustoituses ka veel saanud nagu. See on tõesti puhaskraam. Hakkan endale ka koju ostma nüüd. See on pirni oma ka muidu. Samasugust või? Jah. Ökoloogiline pirn. Aga võib-olla siis ongi ju mõistlik sul ainult neid osta, mitte nagu... No seda on mugav kaasas kanda, ma eeldan. Aga noh, kui kuskil lähedustad selle kaasa umbes on ju, aga muidu kodus igapäevaselt seda. Pudru peale ideaalne. Annad mehele ja annad lapsele. Ise söön jah. Kogu olulise info ma panen siis siia vlogi ekraanile juurde, mis siin võrdluses me kõik välja teeme. Mis sa tahad veel rahvale öelda? Ma arvan, et tuleks enne ikkagist proovida püreid. Püreesid. Püreid. Et no ma kujutan ette, et äkki ma võiks anda Byronile proovida lihtsalt korra seda mac and cheese'i oma või seda kala oma, et kas ta üldse nagu võtab suhu seda. No peab ikkagist kellelegi maitsema, kui see lettidel meil on. Ma ei tea jah. Kui seda nõudlust poleks, siis poleks seda seal leti peal ka, ma arvan. Aga mind tõesti huvitab, et miks seal on nagu rapsiõli ja niisujahu ja... Ma uurin selle välja, panen selle siia juurde, et miks nendel... Nad on ilmselt selles mõttes paksendamiseks, et lapsel kauem kõht täis oli minu meelest kuskil see info käis läbi, aga ma igaks juks otsin selle eraldi juurde. Selle videoga saame nüüd lõpetada. Kui teil on veel mingid huvitaid mõtteid, mida me võiksime siin kas mina üksi või mina ja õed või mina Tann või kellega iganes proovida, siis andke teada. Me hea meelega teeme mingisuguse maitsmisvideo uuesti selliste mahlakate kommentaaridega, nagu me siin väljendasime kalapüree juures. Nii et aitäh külalistele, Katrinale ja Kairitile. Oli meeldiv. Oli meeldiv. Jälgige neid kindlasti ka Instagramis. Famous in Jim ja Famous Dog see arendaja. Koera tegeleja on siin tagataustal. Ma panen Instagramite ka siia kuskile juurde, et saate minna tšekkama. Ja teiega näeme juba jälle järgmises vlogis. Tšau! Tšau!